Düsfunktsionaalseks muutub suhe siis, kui ma näen, et mul ei ole võrdset partnerlust, ma ei saa loota oma partnerile, kui ma jagan talle oma raskust, kui ma olen õppinud jagama talle oma raskust, siis ta tühistab selle raskuse, naeruvääristab või annab mulle kohe nõu, mida ma tegema pean, ilma et ma oleks nähtud selles raskuses ja mõistetud. Kui ta ütleb sõnades, et ta saab aru, et tuleb teha teisiti, aga käitumises muutust ei tule. Samamoodi düsfunktsionaalseks muutub suhe siis, kui me näeme, et rollid ei ole tasakaalus ja iseenda vastutust oma rollist lähtuvalt ei kanta. Ja ei tundu ka, et hakkaks kunagi seda kandma. Ja siis selle asja juures on huvitav võti on see, et miks ma seon selle ära kaassõltuvusega või düsfunktsionaalsega on see, et sellisel juhul, et partner, kes näeb seda ebavõrdsust, ei tee mitte midagi. Ta võib-olla kurdab seda oma sõbrannadele või sõpradele, elab ennast välja spordirajal või alkoholi või mängurlusega või siis tööl, aga ta ei tee mitte midagi, ta püsib selles düsfunktsionaalses suhtes. Ja võt see on kahjulik.